Tere head kuulajad, käes on 17. juuni ja kõige viimane Geeniuse digisaade enne suvist pööripäeva on nüüd tulemas. Me räägime valgetel öödel valgetest uudistest, mis valgustavad meie seadmeid. Apple'i tohutu uudiste rodu, kuidas lõpuks on tulnud kalkulaator iPadile ja mõni pommuudis veel uuest iOS-i tarkvarast. Ja lisaks saates räägime sellest, et me lõpuks saame vaadata, palju meil on ühist neandertaallastega, igaühel meist isiklikult ja võib-olla saate lõpus mõni tähtis killuke veel, ilma milleta te jaanipäevale see aasta vastu minna ei saa. No nii, hakkame siis võib-olla uudistega peale. Alustame Eesti-maiste teadetega Tartust, meie teaduspealinnast, kus tuli siis viimasel nädalal teade, et lõpuks on avatud geeniportaal. Miks ma ütlen lõpuks? Ma ütlen kohe, räägin sihukese väikse loo ära, et läksin üks päeva ostma poodi piima ja mind peatati ukse peal. Võis olla, äkki ma läksin apteeki ostma köharohtu. Mind peatati ukse peal ja see oli, tere, kas te annaksite verd? Ja ma muidugi ütlesin jaa kohe, ma olen mindel lihtne nagu peatada. Ja see kõik juhtus, ma ei tea millal, võib-olla aastal 2014, 2012, võib-olla 2010. No igatahes oli see nii ammu, et mul oli see peaaegu meelest läinud kuni selle maani, kui nüüd tuli see teade, et geeniportaal on avatud, eestlastelt kogutud geeniproovid on läbi hekseldatud ja mis veel tähtsam, need geeniproovid on tehtud niimoodi vaadatavaks, et tavaline inimene sellest midagi aru saab. Ja võib-olla see ongi see suurim uudis. Ehk siis geeniportaal on koht, kuhu igaüks saab sisse logida ja vaadata tema kohta kogutud geeniandmeid. Ma ei tea, kas teie olete seal portaalis juba käinud? No jaa ja ei. Mul tekkis lihtsalt, kuna ma olen kuidagi jäänud sellest vererongist nagu kõrvale ja minul tekkis esimesena tunne, et ma tahaks ka vaadata, aga nüüd ma saan sinu jutust nüüd aru saan, kui ma ei ole verd loovutanud, siis mul siin asja ikkagi ei ole. See ei ole mitte nagu vere loovutamine selleks doonori korras, vaid lihtsalt see proov käis, siis vereproov. Aga kas see vereproov sul võeti seal nii-öelda kassa järjekorras sinult kohe või kuidas see käis? Ei, tead, hakkasin mõtlema, et see päris kaubanduskeskus ukse peale saanud olla. See oli vist ikkagi seal kaubanduskeskuse uksest 5 meetrit edasi olevas apteegis, kus ma ostsin köharohtu, siis öeldi, et muide, me siin kogume, kas te tahaksite toetada Eesti seda geenivaramu projekti ja juba toona, ma ütlen tõesti, see oli 10 või 10 aastat tagasi või 15 aastat tagasi, oli ju palju kahtlusi, mida paganat me teeme. Miks Eesti sellist geenipanka koostab, kelle jaoks neid andmeid kasutatakse, kes neid andmeid näeb, mis sellest kasu on. Aga mul on selline halb omandus, et ma olen selline, no me kõik siin oleme teatud mõttes need, mis see eestikeelne vaste on sellele early adopterile. Kui proovida võiks, siis panen oma naha mängu ja panin. Ja nüüd on siis tulemus. Ja ma saan ikkagi aru, et see protsess ei olnud siis nagu suugi pikk ja valulik, et see ei tähendanud seda, et sinult pumbati välja mingi liitrite kaupa verd, vaid see kõik oli ikkagi lihtne. Kutse valmis. Miks ma seda praegu uurin? Ma tahaksin siiralt ka teada saada, aga nüüd mul vist ei ole kuskile minna või enam. Nüüd on hilja, nüüd on apteegis see punkt kinni pandud ju. Või... Ma kardan küll. Või siis me peaksime natuke rääkima Liili Milaniga, Eesti geenivaramu juhiga või kellegi teisega, kes sealt teab, sest et see praegune geeniportaali vaadatavad andmed on siis tõesti see on pilootprojekt ja kes sinna sisse saab logida ja näeb andmeid, siis märkab, et see portaal on otsast lõpuni täis küsimustikke, mis nagu kõik on tagasiside peale, et kas see, mida ma nägin, oli minu jaoks arusaadav, kas see töötas, kas mul tekkis küsimusi, ja see on väga loogiline. Ma annan 5/5 tõesti indeks enda lähenemisele, sest et kogu selle geeni uuringute avalikustamis kõige tähtsam on see, et kuidas inimestele seda serveerid ja no mul on siis võimalus, Glenn, sulle vähemalt, ma ei tea, kui palju meie kuulajate seas on neid, kes seal on käinud või ei ole käinud, korraks tutvustada. Seal on põhimõtteliselt 3 kategooriat. Mina oma siis geeniproovi järel, mis mind läbi uuriti ja mida võrreldakse ülejäänud 210 000 geenidoonoriga. Ma saan vaadata esiteks eelsoodumusi levinumate haiguste osas, mis siin on diabeet, iseemiatõbi, kas mul on või ei ole või ütleme selline tõenäosusaste. Siis on muide ka eelsoodumuste all on väga tähtis info, kofeiini lagundamine. Ehk siis kuidas kohvi juues see asi mulle mõjub ja see on minu jaoks selle võib-olla see asi, mis mind kõige rohkem huvitas. Ma kahjuks olen täiesti keskpärane kofeiini lagundaja. Küll aga geeniportaal ütleb mulle, et minuga geneetiliselt sarnased inimesed, mis arvuti 65 000 geenidoonori põhjal, me kõik joome 1,7 tassi kohvi. Aga
kui mõni joob väga palju, sa saad vaadata ka kofeiini lagundamist teiste samasuguste aga see number nüüd, profiiliga inimestest. et sa jood 1,7 tassi kohvi, kust see tuli, aga see sinu geeni andmetest kuidagi ei selgu, palju sa kohvi jood ju. Vaat seda on vist jälle, see oleks väga naljakas. Aga see on õigus, et näiteks mitme andmepunkti juures küsitakse mult juurde minu põhinäitajad, kaal, vöö ümbermõõt, vanus, pikkus. Ehk siis, kui mul on millegiks eelsoodumus geneetiliselt ja need andmed, mida ma nüüd sisestan siia, et minu vöö ümbermõõt on selline ja kaal on selline. Ja kui need kõik võimendavad üksteist, siis mu risk veel tõuseb, on ju. Kui mul geenid ütlevad, et mul millegiks on soodumus suur, aga mu elustiili näitajad ei tõmba iga päev pakki suitsu, siis on see risk nagu väiksem. Ja see kontekst on hästi oluline, et kui inimene nüüd vaatab sellest geeniportaalist, et geenide järgi on mul tohutu tõenäosus mingiks haiguseks, siis see võib mõnel panna katuse sõitma või tekkida hirmu naha vahel ausalt, on ju, kui ma näed, et geenid on minu sees sellised ja ma ei saa neid muuta. Et see kontekst on väga tähtis. Ja see, et ma siis mitu tassi kohvi joon, siin on ka küsitud. Aga kuidas see nagu, ütleme, et küsimusi on nüüd palju, ma saan, mida sinu käest küsitakse, aga mida sina saad omakorda küsida, nii nagu sa siis, täna me kõik küsime igasuguseid asju arvutitelt, et kas sa saad ise midagi ka küsida, stiilis, et kui ma joon ära nii palju sellist jooki, mis minust saab üle homseks või noh? Otseselt mitte, küsimus ei ole, aga see on päris hästi on pandud konteksti tõesti, et see kofeiini lagundamine mul keskpärane, mis tähendab, et siis minu puhul umbes 4-8 tundi on see, kuni ma selle tavapärase kohvitassi ära lagundan, et mõnel inimesel võib see kiirem olla, siis sa jood palju rohkem kohvi, aga võib-olla see, mida see geeni uuringud teevad, on see personaalmeditsiin, on see suur lubadus, mille suunas me liigume, et ravimitööstus ja meditsiin on minu isikliku geenide järgi tuunitud ja see on ka tuleb siit välja, see on äge sektsioon, et geenide mõju ravimite toimele. Ma nüüd ei oska öelda tõesti, kas mina olen eriline või keskpärane või haruldane või mitte, aga siin oli palju erinevaid ravimeid, mida mina oli kasuta, aga mille puhul, kui ma kasutaks, siis ma tahaks teada, et minu geenidega need hästi ei klapi või ei mõju nii hästi. Ma peaks seda oma arstile ütlema ja ta määraks mulle teistsugused ravimid. Jällegi tõeliselt kosmoseajastu saavutus, et ma saab öelda, et minu geenidega üks ravim ei töötab, teine töötab ja see on nagu väga-väga vägev. Aga see ei ole mida ma üksi teen, vaid koos arstiga otsustan. Proovisin siia just ka sisse logida, aga jah, öeldakse mulle, et esines viga. Ja viga on nimelt selles, et ma ei ole siis, minu geenides on täpsemalt viga, kuna ma ei ole geenidoonor ja siin on kirjas, et kui oleme vea teinud, siis ma pean ühendust võtma, et ma tahaks selle jutu peale öelda, et tegelikult nad võiks teha sellise demo, kuidas ma ütlen, keskmise Eesti inimese profiili ka, et inimesed, kes nüüd ei ole selle 200 000 hulgas, saaksid hüpata sinna sisse ja vaadata, kuidas see käib, nagu lihtsalt sellise näite baasil, et oleks ju huvitav, sest praegu need ülejäänud 1 miljon inimest, neil esineb viga praegu. Või siis anda nagu väike prognoos tulevikuks, et kui see pilootprojekt on käivitunud, millal siis nagu järgmine laine võiks tulla või mis nad tahavad teha? Just, sest iseenesest see on äge ja selline intrigeeriv uudis ja tore algatus ju igal juhul ja teiseks ja kolmandaks võiks ju olla seal ka selline võib-olla mingi üldistatud statistika pool ka, et mis ei ole üldse isikuline, aga olgu see siis seotud võib-olla täpselt mingite inimgruppide või vanustega või Eesti piirkondadega või millega iganes, et ma saan võib-olla teha selliseid toredaid päringuid, et näiteks, et kas Saaremaa inimesed taluvad kohvi paremini kui Ida-Virumaa inimesed või midagi sellist. See oleks äge tegelikult. Ja muide, see piirkondlik asi, mida sa ütlesid, ongi see 3. väga põnev sektsioon, päritolu ja sugulased ja igaüks saab siis oma geenide põhjal väga hea ülevaate nii rahvusgruppidest, ütleme mitte rahvus, aga piirkondlikest gruppidest. Näiteks Ida-Euroopa inimesed, Soome inimesed ja kas minul on nende grupiga võrreldes siis nagu kattuvus või ette, et jah või ei, et mul on näiteks Ida-Euroopa populatsiooniga mul väga suur sarnasus ja Soome omaga, Lood-Euroopa. Palju teistega on 0, aga ma olen kuulnud, palju inimesed on saanud teada, et järsku neil on mingisugune Lõuna-Euroopa või Lõuna-Ameerika või Ashkenatsi mingi populatsiooniga väga suur kattuvus ja nad kas siis leiavad või märkavad, et jah, tõesti, mu vana-vanaema, need sugulased tulid siia kuskilt sealt. Või siis viimane väga, väga tore piirkondlik võrdlus on siis, et geenid on ju, annavad sulle täpse vaste sinu sugulaste kohta.
ja esimesest kuni 3. astmeni, nagu näiteks siis ema, vanaema ja vanavanaema puhul neid andmeid ei avaldata, see on liiga täpne. Aga sealt edasi 4. sugulusastme puhul mina sain teada, et mul on 4. sugulusastme sugulasi Saaremaal näiteks 6, Harjumaal alla 6, et ei ütle, kas mul 5 või 4. Aga 5. sugulastme ehk siis minu vanaema tasemel on mul siin sugulasi Harjumaal on 7 ja siis on Pärnumaal on neid 7, Hiiumaal on 0. Ehk siis kui ma võiksin minna ja vaadata ringi ja mõelda, et sealt kuskilt minu 7. ja 6. ja 5. astme sugulasi on siin palju või vähe. Võib-olla veel üks küsimus lihtsalt, mis ju ka kogu selle asja juures on siis võib-olla need andmete, kuidas ma ütlen siis, mitte privaatsus ja väärtus ja kõik see kokku, et noh, sina näed seal enda andmeid, aga tegelikult kogumina on see ju väga suure algustähega big data, eks ole, mis on ju ikkagi ütleme, et väga väärtuslik igas mõttes ehk et tegelikult justkui oleks ju keegi, kes siis praegu saab ülevaate väga täpselt kõigi meie kohta, vähemalt nende 200 000 inimese kohta. Minul oligi 2 küsimust, esimene oligi see või selles mõttes, et mismoodi käib seda asja turvalisus, sest seal on väga palju sellist üsna isiklikke andmeid ja päris palju suuri välismaiseid selliseid geenivaramaid on häkitud ja see info on pihta pandud. Ja teine asi ongi see, et see samamoodi, et need sugulused ja siis kellest sa pärined. Kolmandat moodi kõik asjad täna on digitaalsed, meie haiguslood ja muud infod, eks ole. Nii et ega siinkohal selle koha peal nüüd mingisuguseks oluliseks paranoiaks ei ole põhjust ja loodetavasti need inimesed, kes selle andmebaasi haldavad, teavad väga hästi, mis nad teevad, aga nad võiks sinna küll nüüd ühesõnaga võiks tulla apteeki nüüd tagasi ja öelda siis nendele inimestele, kes ei ole seal, et nad võivad ka ju proovida, sest iseenesest see on ju äge ja kui juba seda korraldada, siis mida rohkem seal eestlasi on, seda rohkem me saame kõik teada enda kohta. Ja ei, Meelis on tegelikult muidugi väga õige see tähelepanek, et see, et need andmeid hoida suurel skaalal turvaliselt on väga tähtis. Isegi kui keegi nüüd minu kontole ligi pääseb ja näeb, et milleks mul on eelsoodumus või mitte, see on ka mulle ikkagi minu privaatsuse rikkumine, eks, aga kõige tähtsam on, et see nii-öelda kogu andmepank oleks siis korras. Aga nii palju siis praeguseks geenivaramust. Lähme siis edasi järgmise teema juurde ja kui geeniportaal oli Eestis, võib-olla eelmisel nädalal selline väga suur uudis tehnoloogia valdkonnast, siis ega üle maailma suuremat uudist ei olnud, kui oli jällegi aeg Apple'i ülemaailmseks arendajate konverentsiks WWDC, mis neil iga suvi toimub, kus näidatakse uut tarkvara, mida on aasta otsa ehitatud ja mis peaks välja tulema sügisel uuele iPhone'ile ja ka teistele seadmetele. Ja see uus tarkvara esitlus siis näitab kõike uut, mida Apple oma tarkvaras ja ka tulevikus oma riistvaraga pakkuda võiks. Ja WWDC see aasta andis päris palju materjali, päris palju põnevat uudist, midagi, kust pealt nüüd otsa pihta hakata, ega vist ei saa mööda AI-st. No ei saa mööda AI-st, aga päris naljakas ja selline, ma ei teagi, mis õige sõna oleks, kummaline ja kõik need asjad kokku, on see, kui osavalt tegelikult Apple seni on nagu vältinud seda terminit ja muide nad vältisid seda terminit minu arvates kas sellel esitlusel lõpuni ehk et Apple tegelikult ei kasuta terminit AI selles kontekstis, nagu meie seda kõike kasutame, ehk siis artificial intelligence, et Apple on ju rääkinud alati oma närvivõrkudest ja kõigest muust ja sellist AI terminit pole nad kasutusele võtnud, aga nüüd nad loomulikult võtsid ja üllatus, väga hea mõte, samas on selle termini nimi siis Apple Intelligence. Parim turundus üldse. Kui me räägime AI-st, siis on kohe peame hakkama täpsustama, et mitte see Apple Intelligence või siis see, et nad nagu võtsid selle. Nad suutsid selle termini võtta ja see on tõesti geniaalne, aga tuleb öelda, et nad ikkagi ka suurt osa sellest tutvustusest, nad isegi vältisid ka terminit AI, siis ma mõtlen Apple Intelligence terminit, et tegelikult alates siis põhimõtteliselt igale poole ju oli puistatud sisse vähem või rohkem siis seda vana head AI-d ja lõpuks võeti siis kokku selle nagu uue AI nime alla, aga tõesti siit kus pihta hakata ongi väga raske, et väga võib-olla paralleele, kui me oleme siin Androidi maailmas ka ikka 1 ja 2 jalaga, siis
no tegelikult Samsung kevadel näitas ka üksjagu väga sarnast asja, mida Apple tegelikult siis nüüd ka oma telefoni toob. Ehk et sellised üle opsüsteemi puistatud sellised nutikad abilised, kes sinu tekste siis ümber kujundavad, teevad kokkuvõtteid, aitavad sul valida teistsugust sõnastust. Et kõik sellist kraami hakkab nüüd igal pool siis olema järjest rohkem. Siis noh, võib-olla sellised lihtsalt lõbusad ja toredad asjad nagu Genmochid, et sa saad siis emojisid ise kujundada nüüd, kirjutada AI-le, et sa tahad mingitest arbuusidest nägusid teha, see tehakse. Jääb minule arusaamatuks, kuidas see käib, sest et see peab olema siis samasugune asi, nagu on stickerid WhatsAppis või kuskil mujal, see peab olema pilt. Sest et emoji on ju praegu niimoodi, et see pilt või kujund asub su telefonis või arvutis ja tegelikult tekstina saadetakse sulle tekst ja siis see teksti põhjal tehakse. No see kõik puudutab nüüd Apple Message'it, eks ole, et see ei tähenda nüüd seda, et me hakkame kuskil Facebook Messengeris neid arbuusi silmadega inimesi saatma. Ma arvan, et see ei ole nagu iseenesest midagi uut ega erilist. Paljud nendest asjadest võib-olla ongi sellised, et noh, kui veel seal mainida, siis noh, loomulikult selline fototöötlus, eks ole, rohkem või vähem tehisintellektne, mis piltidest mulle esimesena meenus Vision Pro Apple'i prillid, et seal nad tutvustasid ka siis Vision OS 2.0, milles üks selline täitsa huvitav lisaväärtus oli siis oma 2D, kahedimensionaalsete fotode muutmine 3D fotodeks, kus ka ilmselt AI ulatab käe, aga noh, miks mitte, et sa saad siis ruumiliseks teha oma pildid. Nii et tegelikult AI kui selline ilma seda terminit kasutamata noh, oli igal pool, ütleme siis nii. Aga muidugi, mis nagu üldse ei olnud AI ja millest Apple tegelikult alguses tegi üsna selliseid ka väga tõsise näoga noh, revolutsioonilisi teateid ja kahtlemata üks naljakam neist oli nüüd kindlasti see, et lõpuks siis iPhone'i omanikud saavad ikoone ümber tõsta koduekraanil. No nüüd on läbi, nüüd ei ole enam midagi teha. Nüüd mul on vale koha peal, ikoonid ei joondu enam ilusti ja iga kord, kui ma telefoni kätte võtan, siis mul tekib siuke, üks silm hakkab tõmblema, sest et nad ei ole ilusti joondatud üles. Mul on nad lohakad laiali. Ja nüüd tuleb Androidi peale üle minna. Apple esitles seda tõesti ka nii, et noh, see nagu tundus sellisest stand-up koomika rubriigist, sest see nägi välja selline, et mitte lihtsalt me saame ikoone ümber reastada, vaid me saame nüüd panna neid ühte serva. Aga me võime panna ka need vasakusse serva ja see pole veel kõik, koguni allserva. Nii et noh, see nagu tunduski natuke, et see peab olema mingisugune eneseiroon. Võib-olla tõesti. On nagu nii... Aga Apple muidugi ei jäänud sinna küll pidama, et tegelikult võib selle üle tõesti nalja teha, et Androidi inimesed on neid ikoone ja paikutanud tõesti igasugustesse servadesse. Aga Apple ka lisas siis sinna juurde võimaluse neid ikoone noh, niimoodi ühtlustatult värvida ja kujundada, noh stiilis, et sa ei taha, et need kõik oleks seal võib-olla vikerkaare värvilised, siis sa saad seda tooni eraldi muuta, saad ühesõnaga kustomiseerida tegelikult seda oma layout'i päris palju. Ja lisaks siis kogu see control center, noh mis Apple'il ka teadupärast ju ammu nüüd on, et sa tõmbad sealt paremalt poolt siis ülevalt alla, saad selle kõikvõimalikud lülitid ja muud asjad omale, siis ka selle seadistamise võimalused on nüüd väga-väga suured. Sa saad ka sellel lukuekraanil siis valida neid ikoone, mis seal noh, muidu olid taskulamp põlema ja mis seal veel olid. Siis nüüd on sul võimalik siis ise panna sinna miskit muud, siis ka selle nii-öelda action nupu alla, mis tuli nüüd uutele iPhone'idele. Nii et tegelikult noh, ütleme, et pedaali vajutati ikkagi kõvemini edasi, et noh, mitte ei piirdutud siis tõesti sellega, et ikoonid on ainult vasakul, paremal ja allservas. Nii et selles mõttes võib selle koha peal natuke naerda, aga teistpidi noh, olid need lisandid iseenesest ägedad ja noh, samas võib-olla esitluseks, et see nüüd nii revolutsiooniline on muidugi koomiline, aga noh, teistpidi on see nüüd Apple'il olemas. Muidugi võib öelda, et noh, miks seda ei tulnud enne, eks ole, et miks, noh, et see ei ole ju kahtlemata midagi, mida ei oleks võinud ammu teha, et seda oleks võinud ammu seda AI võidujooksu teha, et see pole ju absoluutselt sellega seotud. Ja võib-olla sellest tulles tagasi selle AI Apple Intelligence juurde ja võib-olla isegi, mis on nagu ehitatud opsüsteemi eri tasanditele, siis teksti ja pildi puhul, see on nagu tore ja huvitav ja võib-olla me näeme siis sügisel, kui see meil käes on, et noh, mida ta siis praktiliselt kasulik on. Aga räägiks natukene Sirist. Siri
tuli ju välja 2011 minu arust, mis on praeguseks mõeldes no ikkagi nagu sajand tagasi juba tehnoloogia maailma mõttes, et kui 2011 tuli selline vahend, kus sa saad midagi temaga rääkida ja ta täidab su käske. Toona oli see tegelikult päris suur läbimurre ja päris kiiresti ta jäi ajale jalgu. Esialgu, kui ta välja tuli, oli nagu muljetavaldav ja siis aastaid oli see, et ta ei saanud arusust, ta oli kehv, ta ei piiratud käsud ja küll oli see keelebarjäär, et sa pidid rääkima aktsendita inglise keelt, et ta sust aru saaks ja müravärk. Isegi kui ta on viimasel ajal päris heaks läinud, siis nüüd ma saan iOS 18 on siis Siri ikkagi saanud väga huvitavalt moodi on Siri nagu võimeid laiendatud. Esiteks see Siri ise oskab teha väga palju rohkem läbi kõikide äppide. Et no ma siin vaatasin, mis siin on, võtame mingisuguse ükskõik millise, et loen näiteks Safarist mingisugust artiklit, siis Siri võib mulle teha kokkuvõttesest, mis artikkel räägib, mis on põhimõtteliselt juba nagu konkureerivate AI mudelite tase on ju, või siis vaatan oma neid, mis on see reminders, meeletuletusi, et ma saan ilma käsi külge panemata tal käskida teha kõik mitte uut meeletuletust, aga grupeerida, kustutada ja nagu ta muutub päris abiliseks. Aga mis on see järgmine asi, millest võiks arutada, et kuidas nad selleni jõudsid, on see, et Apple ju kuulutas välja, et nad teevad ikkagi koostööd OpenAI-ga. Ja Siri võib ulatada nagu virtuaalse käe ja tuua vestlusse ChatGPT. Ja no see kõik muidugi ongi selles mõttes üsna segane, et praegu, kui me nüüd selle Siri juurde veel korraks nii-öelda peatume, siis tegelikult just need omadused, et Siril antakse ikkagi võime hästi palju teha ja teistpidi ka võime hästi palju sinu asjades sorida, on kõik nagu üks külg ja see sorimine ja võime teha iseenesest on väga äge, sest et neid näiteid oli seal päris palju ja need näited just olidki adresseeritud siis sinna, et sa ei pea tegelikult konkreetselt sõnastama midagi, vaid sa võid, ütleme näiteks seal üks mingisugune lennuki saabumise näide oli ka päris hea, et stiilis sa võid Sirile lihtsalt öelda, et kuule, et mis kell mul emal homme lennuk tuleb või midagi sellist ja sa ei pea talle ütlema, kus ta seda otsiks, ta vaatab läbi sinu meilid, sinu reminderid ja ta leiab selle info. Ehk et tegelikult võid nagu anda täiesti selliseid ebamääraseid ülesandeid või stiilis, et kuule, et palun pane mulle restorani aeg kinni, mille mulle Andres üle-eelmisel nädalal saatis ja siis ta leiab sealt need sõnumid ja otsib üles restorani. Nii et tegelikult seal AI möllab täiega, aga see kõik siis on väidetavalt nüüd telefoni sees. Teistpidi ütles ka Apple, et kui telefon ei saa sellega toime, ehk et ta ei suuda nüüd seda infot nii-öelda läbi krõbistada, siis ta ikkagi pöördub pilve poole, milleks on siis Apple'i serverid. Ja nendele serveritele siis annab võimalikult ebaisikustatud infot. Ja isegi siis sai nagu mainitud justkui niipidi, et seda võivad ka mingid sõltumatud eksperdid veel lausa kontrollida, et kõik see nii-öelda krüpto ja kõik see info ei ole selline, et nüüd Apple teab täpselt, mis kell kellegi ema tuleb ja mis restoranis keegi käib. Ehk et see koht jäi küll nagu natuke häguseks, et mis hetkel ta siis sinna Apple'i serverite poole pöördub. Aga mingil hetkel tal justkui see õigus on pöörduda, aga samas oli see väga äge, et tal ongi, Siril ongi hästi palju nüüd õigus nagu teha, ehk et või olla aktiivne. Et justkui selline, jälle tuletame filmi Höör meelde, siis ongi just see pool, et ta saab väga palju asju sulle teha, ilma et sina siis ise seal nikerdaks ja peaks siis täpselt sõnastama, mida sa tahad, vaid sa võid pigem rääkida nagu inimesega. Aga nüüd jah, see teine pool kogu selles asjas siis, kui nüüd jätta siis Apple'i enda intelligence kõrvale, siis jah, tehti nüüd deal võib nii-öelda OpenAI-ga, et Apple väidetavalt oli kaalunud ka Google'it sinna kaasata, aga ikkagi otsus läks OpenAI kasuks. Kes kellele üldse nii-öelda nüüd raha maksab, on täitsa eraldi küsimus, võib-olla ei maksa üldse kumbki kummalegi raha, et iseenesest. Viimased kolekad räägivadki seda, et kumbki ei maksa kummalegi. et tegelikult on see päris naljakas, et OpenAI on ju ka suuresti ikkagi Microsofti poolt ülalpeetav või ütleme siis niimoodi, et Microsoftil on käsi sees, eks ole, ja samamoodi Copilot on OpenAI, et eks siin neid karikatuure on olnud päris palju, kus justkui OpenAI istub voodiserval sellise
kavala tüdrukuna ja igal pool ümber on siis kosilased. Samas on muidugi näha nagu selgelt see, et iga kord, kui siis Apple annab käe või su seade ühendub OpenAI serveritega või küsib ChatGPT käest midagi, siis iga kord visatakse sulle teavitus selle kohta, sa pead jah või ei ütlema, et kas oled sellega nõus. Ehk siis tegelikult selle asja mõte on see, et Apple tegelikult pühib käed puhtaks kõigest sellest ja ütleb, et meie ei tea midagi, et sa ise panid selle ja kui see vastus on vale, siis meie pole süüd, eks ole. See distantseerumine on nagu väga selgelt näha. Ma arvan, et sa tabasid õiget asja, see strateegiliselt väga põnev käik. Ühest küljest nad tahavad võtta selle OpenAI eduloo, mitte ainult mida see OpenAI mudel, vist on ChatGPT-4o vist tuleb sinna uute iOS-i, eks? Ja no tuleb tasuta, ütleme siis niimoodi. Just tasuta ka veel, jah. Mida see tehniliselt suudab teha, vaid ka see maine, et üldiselt on ju veel ka teisi neid suuri keelemudeleid, aga OpenAI on nagu justkui kõige kuulsam. Ja nad võtavad selle, purjetavad selle edulooga kaasa, et meil on see kõige parem partner. Aga just nagu sa ütlesid, Meelis, et hoiavad alati seda väikest joont vahel, et just juhul, kui juhtub kõige hullem. Ja kõige hullem on see, et siis läbi keelemudeli kõik minu andmed, mida see keelemudel minu kohta näeb ja kõikide äppide kohta, see lähevad kuskile lekkima või põhimõtteliselt on täielik siis minu andmete ülevõtmine toimub. Või isegi kui juhtub midagi vähem hullu, siis alati saab öelda, et vastutus on need meie partneri juures. Selle koha pealt oli selles mõttes, et paljud arvavad ikkagi, et juhtum hakkab nagunii ja isegi Tim Cook on öelnud, et nemad ei suuda 100% ju välistada seda, et AI hakkab hallussioneerima. Ja ühes podcastis toodi minu arust väga hea näide, kus siis saatejuht ütles, et tegelikult ei ole siin nagu head tulemust, et kui kasutaja miljardi inimese kätte saab see vahend, mis on üsna võimas, eks ole. Ja kui kasutaja küsib oma iPhone'i käest, Siri käest, et joonista mulle jumal, siis võib tulla kohtuasju mõlemat pidi, et kui Siri ütleb selle peale, ei, ma ei saa seda teha, siis tekib kohtuasju, et Tim Cook peab minema seletama, et miks Siri ei suuda mulle jumalat joonistada ja teistpidi vastupidi, et kui Siri ütleb jah, et palun siia pilt jumalast, siis miks see pilt siuke on, eks ole. Ehk siis mõlemat pidi on võimalik väga paljust välja vihastada. Seda küll jah, aga siin ikkagi ongi nüüd oluline just see koht, et kui see Siri ütleb sulle, et kas kaasame ka OpenAI või ChatGPT jumala joonistamisse, siis on sul see koht ütlemaks, kas sa seda teed. Et just. Tegelikult on praegu nagu omamoodi segane, aga teistpidi ka naljakalt hoitud neid nagu eraldi, sest iseenesest on ju kogu see ChatGPT vestlusvõimekus on ju ülimalt äge ja Siri on ju seni olnud ikka pigem selline robot, et tegelikult oleks väga äge, kui see nii-öelda minu abiline olekski siis ikkagi sellise Scarlett Johanssoni häälega jutumärkides ja teeks kõiki neid asju. Aga nagu näha praegu ikkagi ka Apple üritab hoida siis seda nende AI-d ehk Apple Intelligence'i nagu eraldi sellest GPT AI-st, olgu et nad nagu mingil määral on koos ja mis teistpidi ka nagu võib-olla kas nüüd halb, aga ütleme mulle nagu täna ka 4O kasutajana, ma olen ka tasuline kasutaja veel seni ja ootan ikkagi seda uut mudelit naiivselt, mida ei ole muide tulnud veel seni. Seda visuaalselt, jah. Ja sest nädalad muudkui lähevad, need nii-öelda coming weeks kogu aeg kestab meil juba üle 6 aja vist. Et tegelikult väga äge on just see selle tasulise konto puhul GPT-l, et ma saan personaliseerida seda vastuste osakonda, ma saan personaliseerida ennast, ehk et ma annan enda kohta infot, ma annan selle stiili kohta infot, kuidas minuga suheldakse. Ja samamoodi jätab tegelikult GPT ka meelde vestlusi, et tegelikult kui temaga rääkida, siis aeg-ajalt ta nagu ütleb, et näed, et selle ma panin omale mällu ja selle ma panin omale mällu, et ta teeb selliseid väikseid summaarseid kokkuvõtteid lihtsalt sellepärast, et aru saada sinu kontekstist ja vestlustest. Ehk et ta muutub nagu sinu sõbraks siis sellises heas mõttes. Ja see on täna tasulise konto eelis. Kui mul on tasuta konto, siis sellist eraldi kustomiseerimise võimalust minu arvates ei ole. Ma ei ole küll proovinud, võib-olla ma isegi praegu valetan, aga minust seda ei tohiks olla. Aga kui ma olen nüüd täna Apple'i või nii-öelda siis Apple AI kasutaja ja mul on nüüd juurdepääs selle 4O'le, siis tegelikult ikkagi tasub rõhutada, et mul on nagu juurdepääs selle tasuta funktsionaalsusele. Ehk et mul ei ole funktsionaalsust, kus ma saan seda niimoodi personaliseerida. Ja minu pikk jutt just lõpeb nagu selle koha peal, et ma tahaks tegelikult, et see Siri ja kaldkriips OpenAI või GPT oleks nagu personaliseeritud, eriti kui see on nagu minu telefon. Et väga äge oleks siis, kui minu telefon ikkagi mäletab minu kohta asju
ja teab no, seda. see on asi, mida Apple ei tee ja nad teevadki seda selle oma Apple Intelligence'i piires, eks ole. Apple on öelnud, et kui mul on täna 4O tasuline konto, siis ongi kõik väga hästi, et tegelikult siis nad seovadki ära minu konto loomulikult selle tasulise kontoga. Sul on võimalik, jah. Ja see on võimalik ja see ongi tegelikult väga äge, aga ikkagi jääb nagu sinna see joon vahele Siri versus siis ka see minu nii-öelda isikupärastatud GPT konto ehk et ma tegelikult, noh, kui ma olen võib-olla selline AI sõbralikum inimene, siis mulle väga meeldiks ka, kui see Siri ka oleks selline personaliseeruv, et ma praegu ei saanud nüüd sellest võrdlusest või mitte võrdlusest, vaid sellest esitlusest väga palju aru, kas siis ka Siri aja jooksul õpib olema selline, nagu ma tahan või ta jääb ikkagi pigem selliseks väga neutraalseks robotiks. No eks me ju tegelikult seda näeme, eks ole, sest et Siri põhiprobleem ongi olnud see, et nad ei ole selle 10 aastaga väga palju edasi arenenud. Ja tegelikult me jõuame ju siin ikkagi lõpuks kogu selle asja olemuseni, mis on andmed ja kui palju andmeid sinu kohta teatakse, mida sellega teha osatakse, ehk siis tegelikult AI või sinu nagu personaliseeritud assistent saab olla täpselt nii tark, kui palju ta sinu kohta andmeid teab. Ja siin on tegelikult Apple'il väga suur eelis. Ehk siis tal on väga suur ökosüsteem, tal on su telefon, tal on su arvuti, tal on su iPad, eks ole. Teine küsimus see, et kui palju ta nüüd julgeb neid andmeid nagu nüüd ära kasutada siis personaliseerimiseks, kuna seal on igasugused privaatsusküsimused, mille puhul Google võib-olla on nii-öelda vähem ettevaatlik, aga samas pikas perspektiivis mulle tundubki, et ikkagi siin ongi nagu kahe hobuse võistlus, et seda asja saavad teha ainult Apple ja Google ja Microsoft isegi ChatGPT abil või siis OpenAI abil ei saa nii intiimselt sinu kohta infot teada ja me näeme, et sama probleem on tegelikult Amazonil Alexaga, kus punkt 1 on see, et nad on meeletus miinuses, ehk siis selle AI arendamine või assistendi arendamine on väga suur kulu ja väga väike tulu ja teiseks on see, et ka nemad üritavad sellist Gemini või siis selle Apple Intelligence'i sarnast nagu uut versiooni Alexast teha, aga väidetavalt lükkub see järjest edasi, nad lihtsalt ei saa sellega hakkama, sest et andmeid neil kasutajate kohta nii palju ei ole. Jah, ja sul on õigus ja tegelikult ma võib-olla võtaks selle Glenni punkti jutuga kokku sellega, et küsimus on, et kas lihtsalt Siri on targem koha peal ja kui ma ühendan oma ChatGPT konto, see saab mulle veel targemaid vastuseid ja nõu anda, sest Siri võib-olla toidab teda ka siis äkki minu seadmes oleva kontekstiga, et ma tahan, et palun kirjuta vastus sellele kirjale, mis mulle just tuli ja ChatGPT oskab selle ilusas eesti keeles kirjutada selle vastuse ja minu selle kirja ja kirjavahetuse ajaloo saab ta nüüd ka teada, mis on see eelis. See on huvitav punkt, kas ta saab selle teada, et ega siin, eks ole, meie kõigi suur sõber ja vaenlane Elon Musk jõudis ju teha mingisuguseid väga suurt hädakisa sel teemal, kuidas tema firma ei tohi enam edaspidi vist kasutada ühtki i-seadet, sest et nüüd kõik OpenAI saab kõik teada, et see on veel vetsa omaette teema, mida see millest möllab, on ju. Aga see lihtsalt näitabki, et tema nagu foobia on selle koha peal, et nüüd kõik see meie miljardite telefonide sisu voolab praegu nagu mikrosekundiga OpenAI kätte, eks ole. Ma arvan, et seal on see foobia, et ta teeb ise oma AI-d, eks ole, sellepärast. Muskil oli oma AI konkurentsi, sai kõva paugu. Sai kõva paugu muidugi. Aga Siri väide on see, et Siri oskab teha minu lõimedest, mitte ühest kirjast, sest kirjavahetusest kokku võtta. Küsimus on, kas ta oskab seda ChatGPT-le edasi anda, et konteksti arvestava vastuse kirjutada. Aga päris küsimus on see, kas Siri nagu inimene, kui ta minuga iga päev räägib, kas tal tekib mälu minu viimase 30 päeva või 7 päeva või aasta, mis on mu hobid, trendid, mida ma hommikul, mis kell märkan, kas ma joon kohvi, mis kell ma kodust välja lähen ja ütlevad neid asju mulle. Kuule, sa vist unustasid täna võtmed maha või et kas sa tööle hiljaks ei jää. Et see kontekst, mis on laiem kui üks ülesanne, et see on põnev. See on põnev jah, ja selle konteksti mõttes olekski ju siit on ütleme 1, 2 või 3 sammu ainult selleni, et tegelikult siis Siri koos siis selle ChatGPT-ga või üksi või kuidas iganes. Ehk et lõpuks võikski see telefoni assistent ollagi nagu selline sõber, kellega sa võidki oma asjadest rääkida nagu siis oma perearst psühholoogiga või mis iganes. Kui sa oled nagu nõus neid andmeid jagama ja kui need andmed kõik on olemas, siis täpselt nagu, et see, kas ma täna unustasin maha võtmed või et kas ma ikka pissil käisin, seda põhimõtteliselt ta ju nagu teab ja ta ju ei jaga seda infot kellelegi, nii et sa võid
võib-olla rääkida mis iganes delikaatsetest asjadest ja võib-olla saadki sellest abi või lihtsalt saad selle asemel, et autos teiste liiklejate peale karjuda, võid lihtsalt küsida Siri käest, et miks autojuhid nii nõmedad on ja saad ka vestelda sel teemal, et see on nagu see koht, kus ma näen küll väga palju potentsiaali, aga selgelt on näha, et täna me oleme hästi alguses kogu sellel asjal ja Apple on ka väga ettevaatlik täna, kuidas nüüd seda siis pakendada, kuidas seda reklaamida, kuidas see võiks toimida. Aga fakt on selles, nagu Meelis ka ütles, eks ole, et mida rohkem on sellel AI-l infot minu kohta, seda rohkem saab ta teha, seda rohkem tuleb teatavaid riske juurde. Aga me peame nagu selle balansi leidma, sest iseenesest see on äge. Mulle meeldiks ka täna ikkagi oma telefoniga, nii nagu Apple tõi, ütleme aastal 2008 või millal tuli iPhone, tegelikult Apple ju otseselt ei teinud midagi uut. Meil olid need nii-öelda styluse või puutepliiatsiga ekraanid ennem ka olemas. Ja me toksisime selliseid taskumärkmikke, aga ta muutis selle kasutajaliidese sama põhimõtte baasil natukene nii-öelda nügis seda teise kohta ja äkki see plahvatas, sest inimesed avastasid, et näpuga on mugav sudida. Et võib-olla praegu nüüd on see hetk käes, kus äkki nüüd tõesti muutub see rääkimine nagu toimivaks. Et ei ole enam see robotiga rääkimine, vaid äkki me saame mingil ajal nüüd tõesti astuda sellisele uuele astmele, nii nagu tol hetkel oli see näpuga kasutaja. Eks tuleb paratamatult niikuinii Apple on võib-olla just kõige, et rääkida ja LLM-i põhiseid selliseid intelligentset mõistlikku juttu rääkivaid robotid oskavad ilmselt paljud praegu teha, aga just see, et kui tark ta siis tegelikult on, eks ole. Ja paljudel on õigust ka teha. Et mina just tunnen puudust sellest, mis Siril on, et tal on õigust minu asju muuta. Just, ja tegelikult siin me olemegi nagu selles kahvlis või see tasakaalus, et siis privaatsus versus kasulikkus, eks ole, sest et samamoodi nagu me Google'i otsingus praegu saame öelda, et kustuta mu, ma ei tea, 3 kuu või kogu ajalugu ära, mida ma kunagi otsinud olen, siis Google väga hästi teaneb, eks ole, et Siri või Geminiga saab ilmselt samamoodi teha, et me oleme aasta teda kasutanud ja siis ma ühel hetkel mõtlen, ta teab liiga palju ja siis ma kustutan kõik ära, mis peaks olema võimalik, sest et ilmselt seadused seda nõuavad, aga siis on see, et Siri on uuesti loll, eks ole, ja see on nagu see tasakaal, et kas. Aga nüüd me jõuame selle järgmise pommuudise juurde Apple'i ürituselt. iPadile tuli kalkulaator. see oli nagu päris uudis. Siri, AI, ChatGPT ja siis on kalkulaator iPadil. Ma küsisin seda ka ChatGPT käest või 4O käest, et kas tõesti ei olnud ennem kalkulaatorit ja ütles mulle GPT, et tõsi, et Apple iOS-il või iPad OS-il ei olnud kalkulaatorit. Ma isegi ei mäletanud seda. Ma tean, et mul oli, aga see oli ilmselt mingi kolmandate osapoolte oma. Just, kolmanda osapoole kalkulaator. Kõik need kalkulaatoritootjad, kes siis siiamaani iOS-ile kalkulaatorit tegid ehk iPadile, nüüd on töötud, eks ole. Mõtle, kui su eluäri oli üles ehitatud sellele, et iPadile kalkulaator teha, siis sa varem Viljem pidi see rong siin tabama. Võime jällegi siin nüüd esimese poole sellest naerta lõhverdada, mida ongi paslik teha, sest see võttis aega ikkagi aastakümneid. Aga see pool nüüd, mis nad sellest kalkulaatorist edasi näitasid, oli päris kihvt ja see pool oli siis nii-öelda joonistamise pool või ütleme see võrrandite pool. Mind üllatas see sellepärast, et ma ei ole küll kursis, aga ma päriselt nagu imestasin, et kas päriselt on võimalik, et seda pole seni tehtud. See tundub mulle elementaarne, lihtne asi, mida tänapäevaste LLM-ide ja see on matemaatika, eks ole, et see nagu graafikuid ju joonistas ju omal ajal ka mingisugune Texas Instrumentsi kalkulaator 80-ndatel. Muidugi, aga see ongi see küsimus, et ta joonistas seda graafikut nii, et sa pidid kirjutama ise valemi täpselt õigesse kohta. Aga praegu ikkagi, miks see on just äge, oli vähemalt demode baasil. Selliseid äppe on olnud ka ennem tõepoolest, et see iseenesest ei ole nüüd midagi nüüd nii uut, aga küsimus on selles, kui hästi see töötab ja millest me ka räägime, kuna me ei saa pilti näidata, oli siis põhimõtteliselt sellises vormingus, et ma lihtsalt kritseldan nii-öelda ekraani peale puutepliiatsiga mingisuguse valemi, mis iganes ruutvõrrandid, pindalad, mida iganes. Ja siis panen sinna võrdusmärgi ja hopsti ilmub sinna siis samasuguses lõdvas käekirjas kohe õige vastus, mille kirjutab siis see kalkulaator. Mis seal nüüd on ja arvutab sul korrutustabelit, vaid tõesti siis on see kalkulaator, mis ongi AI kalkulaator. Ja kui ma nüüd seal siis selles valemis näiteks, ma ei tea, kirjutasin ruudu asemele kuubi ja mingisuguse koma panin teise koha peale või tõmbasin kriipsu, siis kohe muutus kogu see tulemus. Ma võisin teha sinna isegi väikse sellise joonise, stiilis, et mingi võrrand või kiirus
tugevused või kiirendused või mingisugused graafikud. Ja võisin põhimõtteliselt seal ringi sirgeldada ja möllata ja tõesti tekkis selline tunne, et see nagu nägi välja interaktiivne paber, kust ma siis nagu kõik, kes meist koolis on käinud ja ka tänapäeval lapsed koolis käivad, kogu aeg tuleb ju kirjutada neid jooni, tõmmata ja mingeid nii-öelda tõsta järgmisele reale asju ümber. Ehk et sa võid kõike teha seda puuteekraanil ja kõik see on selline interaktiivne ja see tõesti oli kihvt, et see oli vau. Aga räägime veel, mis on vau, et kuna meil on tegelikult ja asju oli selle ägedaid küll, mida võiksin välja tõsta veel. iPhone'i peegeldus Mac arvutitele. Ja see ei ole, ma tahan lihtsalt selgituseks öelda, et see ei ole mitte see, et ma võtan oma telefoni kätte ja nagu projektorina kasutan arvutiekraani, mida on praegu võimalik ka teha, vaid mu telefon on teises toas jope taskus, lukus ja ma siis Maci pealt panen selle käima, ühes aknas jookseb mu telefon, ma saan mängida, ma saan seda telefonis teha kõiki asju ja telefon püsib lukus teises toas jope taskus on ju. Et selles mõttes nagu kaughaldus, kaug desktop, remote desktop telefon. Ja see muidugi tuleb siis ikkagi teha kummardus hiinlaste suunas, et Huawei näitas seda üsna ammu, küll ma ei mäleta, kas see Huawei telefon võis nüüd olla päris jope taskus, aga igal juhul see, et sa saad Huawei sülearvutile siis peegeldada telefoni ekraani ja telefoni ekraan on sul seal arvutiekraani nurgas ja sa võidki siis hiirega desktopilt tõmmata asju telefoni ja vastupidi ja see oli olemas juba aastaid tagasi. Et jällegi, et see ei ole otseselt, see kuidagi pidi ei tähenda, et see kihvt ei oleks. Uuendus, aga lõpuks ometi, et äge asi. Ja kahtlemata on Maci kasutajaid ja iPhone'i kasutajaid kokku ilmselt rohkem kui täna Euroopas on ikkagi Huawei telefoni ja Huawei arvutite kasutajaid, nii et puudutab ta rohkem. Minu teada, ma ei ole kindel nüüd, kui täpselt võrreldav on, aga see on suhteliselt sarnane on ju tegelikult see Microsofti Phone Link, mis töötab küll mingil määral kõigi Androidiga telefonidega, vist isegi natuke iPhone'idega, aga Samsungiga töötab ta nagu, mulle tundub, et üsna sarnaselt selle iPhone'i ja Maci lahendusel, eks ole, et seal saab praktiliselt kõike teha, aga ma ei ole nüüd peast kindel, juhtun vabalt samamoodi, eks ole, aga ma ei ole päris kindel, kui palju see lukus olemise erinevus on, et kas ta peab olema avatud või mitte, aga jah. Yeah. Muidugi, kui sellest lukust veel rääkida, meenus mulle see tore omadus ka, mis nagu süsteemi tasemel on iseenesest päris äge, et sa võid nüüd äppidele siis seada ikkagi sellise turvakihi näotuvastuse või mingi paroolina või kuidas iganes nagu süsteemi tasemel. Ehk et kui sa ei soovi näiteks, et sinu telefonis üldse mingid äpid välja paistaks, sa võid muuta nad nähtamatuks ja võid ka panna nad siis mingisugustesse peidetud kataloogidesse ja kõik see on siis kaitstud selle sama kihiga, nagu on siis süsteemi poolt kaitstud kõik muud asjad, mis on seal Face ID taga. Et tore värk on ju, aga Androidi kasutajatele väga palju sellest ei ole üldse uudis. On ju. Nii see on jah, aga jällegi, et see on seal ikkagi süsteemi tasemel olemas, miks mitte. Võib-olla kui me korraks iPhone'idest rääkisime, peas keerin tagasi jutu Apple Intelligence'i juurde ja AI juurde, et me kindlasti näeme uusi iPhone'e sügisel, aga väga palju sellest masinõppest, mis toimub telefoni peal, nõuab nii võimast protsessorit, et see töötab ainult väga värskete seniste siis Pro telefonidega, eks? Ja teine asi on see, et M-protsessoritega loomulikult. Ja. Et kui me räägime üldse sellest Apple Intelligence'ist ja Sirist, siis ju ka see töötab nüüd ainult siis iPhone 15 Pro seeriaga minu teada. Ja teistpidi on see, et kuigi macOS iOS 18 tuleb välja beta on ilmselt kohe või on väljas, vist tuleb kohe. Ja päriselt kõigile sügisel, siis ega Apple tegelikult ei öelnud kordagi seda, et millal need Siri omadused välja tulevad. Ütlesid, et iOS 18 olemasoleku aja jooksul, mis tähendab seda, et lähima 1,5 aasta jooksul, eks siis kas me saame see need kohe või aasta pärast, me tegelikult ei tea, eks. Ja muidugi ikkagi siin ei väsi ma ikkagi ootamast naiivselt, millal siis OpenAI või tuleb välja see uus ChatGPT, mille baasil me siin kõik Hansuga ja pooled maailma inimesed nii-öelda subscribe isid või ennast sinna kirja panid, sest ka seal ikkagi ju demonstreeriti seda ekraani nägemise sellist osakonda ja kõike seda, mis natuke kattub praegu ka selle
Apple Intelligence'iga omamoodi ja muidugi siin peaks veel ka mainima, et eestlased ikkagi eesti keele osas, noh kui me täna räägime ChatGPT-ga ka eesti keeles ja kerge soome aktsendiga, see kõik töötab väga hästi, siis noh ikkagi ametlik keelevalik on praegu üsna nigel, mida siis Apple Intelligence pakub, et see on inglise, hispaania, prantsuse, saksa, hiina, jaapani, korea, itaalia ja hollandi väidetavalt, et noh ikkagi maailmakeeltest jääb üksjagu veel puudu ja noh, kas eesti keel sinna lisandub, vaadates Apple'i tänast tempot eesti keele integreerimisel, siis vist liiga optimistlik ei saa olla. Aga tegelikult jah, et ikkagi mina ootaks siis seda aega erinevalt teist, olles veidi rohkem AI skeptiline, et millal ChatGPT või ükskõik muu, milline selline või Siri või Gemini või kes iganes muutub nii kasulikuks minu jaoks, et see 20 eurot tasub ära ennast minu jaoks. Ma ei näe nagu praegu vajadust selle eest maksta, sest see ei ole minu jaoks piisavalt kasulik. No vaatame, kuidas see areneb. Jah, kindlasti tuleb funktsioone juurde, eriti koos integratsioonis seadmetega. Mida nad veel ka muide näitasid maadest rääkides oli ka see, et või lubasid ehk siis, et Vision Pro tuleb ka nüüd müügile siis Euroopa riikides, sealhulgas siis lubati Saksamaad, Ühendkuningriike ja Prantsusmaad, lisaks seal mõnedele teistele maadele, nii et võib-olla hakkab ka see ikkagi ametlikult varsti siis siia jõudma. Jah, sest seni ainult Ameerika toode oli see, mõnelt ei saanud maailmas, nii et nüüd on Euroopas ka. Ja muidugi, kui veel kogu seda nii-öelda Apple Intelligence'i ja kogu seda asja nagu kaugemalt vaadata, siis selles valguses ikkagi tundub, et need toredad tooted, mis ka mõnevõrra elevust tekitasid ja meie oleme ka neist rääkinud, nagu see Humane ja oli see vist R1 või mis Rabbit, eks ole. Et noh, nad olid küll nüüd võib-olla oma ajast ees, aga paraku tuleb see aeg nüüd Apple'i ja ilmselt ka teiste poolt nii suure hooga ja hüppab neist nii suure hüppega üle, et need tooted ilmselt, noh, mina prognoosiks küll, et need jäävad sellisesse toredasse ajaloo riiulisse. Seni kuni Apple ei tee midagi sellist, aga neil on põhjust sellist asja teha. Ei no jah, aga sisuliselt see uus kogu see süsteem, mida me täna nägime või noh, kogu see kooslus, tegelikult see ongi ju see. Just, et kerige tagasi, otsige meie see mõni saade tagasi üles, kus me rääkisime sellest, mis on suurimad puudused Humane'il ja Rabbitil ja nüüd kuulake seda ja vaadake, mida iOS 18 Siri teeb ja ongi pilt selline. See ongi see ja kui veel sinna juurde panna nüüd see nii-öelda reaalajas läbi kaamera vaatamine, mida ka ju OpenAI näitas, eks ole. Noh, siis me olemegi selles kohas, kus need tooted on nüüd telefonis. Aga võib-olla lõpetuseks veel vaatan veel viimane asi, mida mina tahan mainida, muidu kuidas teiega on, aga väike justkui tähtsusetu, aga puudutab sadu miljoneid, võib-olla miljardid inimesi, väike uuendus Apple'i sõnumid saavad RCS toe, ehk kui sa saadad sõnumi ka pilte kellelegi teisele, kellel ei ole iPhone. Varem oli see roheline mumm, mis andis teada, et see on vana hea SMS, piiratud arv tähemärke ja ei mingit rikkalikku meediat, siis nüüd peaks tulema täielik RCS, kuigi detailid on veel puudu, aga RCS on siis rich, mis iganes rich ta on, mul ei tulegi meelde, communication system, rich, parandame pärast saadet. Aga RCS peaks saatma siis näiteks lubab iPhone'ilt Androidi telefoni saata ka pilte ja meediat ja salvestusi ja heli ja parandab seda läbikäimist kahe suure leeri vahel. Mina arvan, et üks asi on see, et RCS Apple poleks seda kunagi teinud, kui seda poleks neile peale surutud, eriti Euroopa Liidu poolt ja teiseks on see, et ma arvan, et see ei muuda eriti midagi, kuna need inimesed, kes on sügavalt Apple ökosüsteemis, kasutavad iMessage'it ja neid ei huvita ja kõik teised kasutavad WhatsAppi või midagi muud ja neid samuti ei huvita. Rich Communication Services on see asi, aga ta võib huvitada, kuidas ma ütlen, kasutajad jagunevad suuretesse rühmadesse ja need, kes on võib-olla elu esimene või viimane nutitelefon või ei huvitagi või ei tea, mis asi on iMessage või WhatsApp ja nad tahavad saata ka pilte oma sugulastele. No võib-olla jah. Tõstab elu järku pisut. Ja ma siis võib-olla siia lõppu ikkagi sellise AI entusiastina pean ära mainima, et see oli lihtsalt nii lõbus uudis, et no sellest väga pikalt ei räägi, aga oli siin mõnda aega tagasi üks suur fotokonkurss, kas see oli see Sony korraldatud või oli Sony seal kuidagi asjaosaline, mille võitis siis pärast tuli välja, eks ole, et see fotograaf, kes oma pildi sinna postitas, see pilt oli tehtud AI poolt ja ta nimme sellega provotseeris seda.
et sellise päris fotokonkursi siis võitis AI pilt ja sellest tuligi üksjagu uudiseid, jama ja juttu, et kaugele on jõudnud AI, aga nüüd juhtus vastupidi, et kõik ei ole veel kadunud. Ütleme, et inimkonnal on veel lootust, et nimelt selline suhteliselt väärikas fotokonkurss, nagu ma aru saan, mille nimi on 1839 Awards, mis on seal erinevad kategooriad. Üks kategooria oli siis AI pildid. Ja AI piltide kategoorias siis sai kõrgelt autasustatud ehk rahva poolt nii-öelda osutus siis valituks parimaks ägedaimaks pildiks siis fotograaf Miles Astray pilt ühest flamingost, kes näeb välja selline ilma peata nagu roosa pall. Ainult jalad ja kere. Nagu tõepoolest, et kui üldse AI-lt midagi küsida, siis tundub see väga nagu mõistlik prompt, et tee mulle sulgedest roosa pall ja pane sinna flamingo jalad alla. Ja pilt väga meeldis kõikidele inimestele. Aga üllatus, see oli päris foto. Nii et tegelikult on siis siin fotograaf ise ka kirjutanud, kuidas ja selline pilt õnnestus teha ja et see ei ole AI pilt, mis tõttu ta tegelikult sellelt võistluselt sai siis kohe disklafi ikkagi, sest et ei sobi ju, see ei sobi, isegi ei tohi ju esitada siis päris fotot AI kategoorias, nagu siis ka sellel teisel konkursil juhtus vastupidi. Nii et mida sellest jutust järeldada, et saab mõlemad pidi. Kui sa oled ikkagi piisavalt osav, siis inimestele meeldivad ikkagi päris fotod rohkem kui AI tehtud fotod, olgugi, et AI võiks teha ka sellise pildi. See oli jah, tõesti iroonia kuubis ja mees ütles pärast, et ta tegi selle pildi sellise suurepärase tööriistaga nagu Nikon D750. Ja. Ma loodan, et Nikon kasutab seda nüüd oma turunduses, et kaamera, mis isegi AI-st parem on. Absoluutselt ja see ikkagi näitab, et inimestele meeldib nii AI pilt, aga mõnikord meeldib ka päris fotograafide. Ma arvan, et inimestele meeldib hea pilt, et kui sa oled hea prompt engineer ja oskad AI-le öelda, kuidas teha head pilti, siis sa oled nagu teed hea pildi ja kui sa oled hea fotograaf ja sul on hea silm, siis sa teed ka hea pildi. Ja igal minge vaadake seda pilti, sest et see pilt on lustakas. See roosa pall kahel jalal on näge. Ja inspireerib. Aitäh kõigile kuulajatele ja osalejatele, selline oli tänane saade. Oleme teiega jälle järgmine kord.